Eesti taasiseseisvumisest möödus eelmisel aastal 30 aastat ja seepärast alustame kategooriast eestlane ja tema lugu. Selles kategoorias hääletati lemmikuks Heljo Männi Väikesed võililled kirjastuselt Tänapäev AS. Kahjuks ei ole Heljot meiega juba 2 aastat, aga temaga saab suhelda just selle raamatu abil. Võib vist öelda, et Väikesed võililled on eestlane ja tema lugu par excellence. Kimp armastunud lastekirjaniku Heljo Männi lapsepõlvemälestusi, enam kui 150 pildikest, mis annavad lugejale ettekujutuse eluolust eestiaegses linna- ja maakodus ning tütarlaste koolis, kus isegi lastevahelises suhtlemises sai tihti määravaks seisuse vahe. Võrust, Tallinnast ja Ida-Virumaalt Sompa külast korjatud mälestuskildudest õhkub suurt soojust lapsepõlve ja perekonna, eriti ema ja vanaema vastu. Vahel tõsiselt, vahel humoorikalt räägib Heljo näiteks sellest, kuidas lapsena kogemata kerjama sattus, kuidas koos ema ja tädiga Estonia teatri garderoobis suuri prouasid vaatamas käis, kuidas ta sai lahti 32 soolatüükast, kuidas teda ravitses imearst, kuidas ta käis naabritelt onu jaoks sõnnikusaagi laenamas ja millega lõppes nende pere esimese raadioaparaadi ostmine. Samuti jutustab ta toonasest salmialbumite suurmoest, oma lapsepõlve ainsast isiklikust raamatust Bambupeedu ja teised, jõulupeost Savois ning oma päris esimestest lapsena kirjutatud juttudest ja luuletustest. Väikesed võililled ilmus esmakordselt aastal 1983 ja aasta hiljem sai Heljo Männ selle eest Juhan Smuuli nimelise kirjanduse aastapreemia laste- ja noorsookirjanduse valdkonnas. Möödunud aastal ilmunud raamat ei ole aga nõukogudeaegse teose pelk kordustrükk. Esiteks on lisatud 52 lugu, mis nõukogude ajal raamatust välja jäid. Teiseks on lisatud autori perekonnafotod, mida aitas välja valida Heljo Männi tütar. Ja kolmandaks on Angelika Schneider andnud raamatule uue, helge ja väärika kujunduse.